Shabbat shalom! Halleluja! Tegelikult on Shabbat küll läbi, aga shalom igatahes ja tere tulemast! Päris alguses ma peaksin lühikese palve. Kallis pühavaim, kallis Ruach HaKodesh, kallis Elohim, maa ja taeva looja. Ma tänan sind, et sina oled siin meie keskel. Ma palun sinu väelist liikumist. Ma palun, et sinu tõde tuleks esile. Kõik see, mis on inimesest, ei jäägu eemale, vaid see, mis on sinu tõde, tulgu esile. Võia kuulajate kõrvad, võia rääkija huuled, võia meie südamed vastu võtmaks, avatud südamed, uudishimulikud südamed, valmis südamed, põnevil südamed, näljased südamed. Ma palun seda nälga ei anna. Halleluja. Ja ma kuulutan ka avatud taevast selles paigas. Avatud taevast. Ja inglite soosingut. Arm ja tõde meie vasakul ja paremal pool. Meeleparanduse vaimu. Tõe vaimu. Tänaseks teemaks on Shabbat. Ja ma tean, et mitmed teist peavad Shabbatit ja mitmed teist on ka selle teemaga varem kokku puutunud. Aga pühavaim näitas mulle, et see oleks hea ükskord puust ja punaseks teha. Läbides siis neid kõiki erinevaid aspekte, mida see Shabbat hõlmab. Nii selle tähendust, kus see pärit on, kuidas seda pidada ja ka osaliselt neid valetõlgendusi, mis on uue lepingu kaudu sisse tulnud. Teemaks on Shabbat. Shabbat. Sellepärast ma vist alguses palvetasingi Shabbat shalom. Ja lähme kiiresti läbi selle meile tuntud terminoloogia ehk mõisted selleks, et ei tekiks arusaamatusi, kui ma kasutan teatud nimesid ja nimetusi, et millest siis on juttu. Jahve on issanda nimi, nagu seda ilmutati Moosesele ja nagu seda on kasutatud läbi kõikide prohvetite kirjutiste. See tähendab, mina olen ja alati kohal olev Jumal, Elohim. Jahve Elohim, see ongi, mina olen, kes on looja. Jumala tõeline nimi on Jahve. Nii nagu on ka meile tuntud sõnas Hallelujah. Ülendage teda, kes sõidab taevaste kohal, tema nimega Jah. Oluline on see, et meil ei ole mitte lihtsalt Jumal, üleüldine Jumal, vaid kellel on ka nimi. Ja temal on nimi ja ta tahab, et teda kutsutakse nimepidi. Ja tema nimes on vägi. Samamoodi nagu ka tema poja nimes, kelleks on Yeshua või Jahshua. Pääste, lunastus, Jahve on pääste. Toora. See on heebreakeelne sõna juhtimiseks, õigsuses, tavapäraselt nimetatuna seaduseks. Toora tuleb sõnast õpetama, õpetus. Ja need kõik, mida nimetatakse tooraks, on siis 5 Moosese raamatut.
taevane konstitutsioon. Kuna me räägime täna šabatist, mis on üks pühadest, piibellikest pühadest, siis tuleb ka see mõiste moadim. See tähendab tunnistust andma, ilmutama. Ja see tähendab ka seda, et kõikide pühade kaudu, mida Jahve on seadnud, tema tahab ennast ilmutada, tema tahab endast tunnistust andma. Ja sellepärast ongi oluline just nimelt sel ajal ja sellisel kombel, nagu tema need pühad on seadnud, neid ka pidada. Ruach HaKodesh, Elohim, Elohimi vaim. Ruach on vaim, Kodesh on püha, püha vaim. Shabbat. Shabbat tähendab maha istuma, streikima, mitte töötama. Seda see tähendabki. Ja seal on täpselt samasugune, kuna heebrea keeles sõnadel on juuretähed ja see juuretähe ümber siis moodustuvad erinevad sõnad sellest põhijuurest. Ja sellepärast seesama täht või seesama tüvi, nagu te näete, on ka sõnas sheva, mis on 7. Nii et sealt osaliselt on samamoodi, tuleb 7. päev, Shabbat. Ja samamoodi on seal ka tüves sõna sees shav, mis tähendab pöörduma ja vaikseks jääma. Nii et kõik need asjad tegelikult annavad sellele sõnale, sellele sündmusele siis ka tähenduse ja sügavuse. Kas te näete muidu kõik seal või on liiga valge? Ja veel üks sõna, mida me oleme ka varem vaadanud, on Adam. See on inimene. Adam. See ei ole mees, vaid see on nii mees kui naine. Seal on sees mõlemad alged, nii mees kui naisalge. Ja dam on veri. Nagu te näete, on see tüvi seal sama. Adam, dam ja lõpuks on põrm, maamulg, mis on Adama. Ja tegelikult on Adam, Adama ja Dammi kooslus. Sellepärast, et selles sõnas on mõlemad sees. Ja üks sõna veel, mida me vaatame, on jatsar. See on vormima, modelleerima. Ja see tuleb siis meil ka esimese Moosese raamatu esimeses peatükis, mis on erinev sõna sellest looma. Looma on sõna bara. Ja siin me vaatamegi seda esimene Moosese 1.14. Para, mis tähendab? Para on looma. Ma saan aru, see kirjas. Seal ei olnud kirjas, jah. Vabandust. See on tugev B-vä? Nõrga B-ga. Bara. Ja, et esimene Moosese esimene peatükk 1.1 ütleb Bereshit Elohim bara. Ehk siis Bereshit on alguses, Elohim on looja, bara lõi. Aga see, kui ta valmistas inimese, siis seal on kasutatud teist sõna. Esimene Mooses 1.14 ja Jahve ütles, saagu valgused taevalaotusse eraldama päeva ööst, tähistagu need seatud aegu, päevi ja aastaid. Ja need ongi need moadim, need seatud ajad. Esimene Moosese 1.5.8 ja Elohim nimetas valguse päevaks ja pimeduse ta nimetas ööks. Siis sai õhtu ja sai hommik, esimene päev. Ja Elohim nimetas laotuse taevaks, siis sai õhtu ja sai hommik, teine päev. Siit me näeme, kuidas on paika pandud aegade, päevade järjestus, millal päev saab alguse. Vastavalt Elohimile saab päev alguse päikeseloojangust, sest ta ütleb, siis sai õhtu ja sai hommik, teine päev. Ja sellele ongi üles ehitatud heebrea kalender. Esimene Moosese 2.1.3. Nõnda on taevas ja maa ja kõik nende väed valmis saanud. Ja Elohim lõpetas 7. päeval oma töö, mis ta tegi, ja hingas 7. päeval kõigist oma tegudest, mis ta oli teinud. Ja Elohim õnnistas 7. päeva ja pühitses seda, sest ta oli sellel Shabbatil hinganud kõigist oma tegudest, mida Elohim luues oli teinud. Ja siin me näeme 7. päev,
ta õnnistas 7. päeva ja pühitses 7. päeva. Ja heebrea keeles on väga huvitav, et seesama koht, kus on hingas, tegelikult siin ongi juba see sama sõna, et nagu eesti keeles võiks öelda, et šabatis, ehk siis šabatist on tuletatud ka tegelikult tegusõna. Nii et see, mida tegi Elohim šabati ajal, ta šabatis. Ta ei hinganud, ta šabatis. Ja kui me näeme, mida see kõike tähendab, siis on sellel väga-väga palju sügavam mõte kui lihtsalt hingamisel või lihtsalt rahul. Nii nagu heebrea keeles enamasti need sõnad on. Ja see ongi see, sa Viia küsisid, siit tuleb see bara välja. Esimene Mooses 1.1, see on heebrea keeles Bereshit bara Elohim. Oota, ma kirjutan üles. Alguses lõi Elohim, Bereshit. See bara on siis looma. Esimene Moosese 2.7 ja Jahve Elohim valmistas vormis inimese, kes põrm on mullast ja puhus tema ninasse eluhinguse. Nõnda sai inimene Adam elavaks hingeks. Ja siin on tegelikult valmistamise koha peal on õigem öelda vormis. Ta vormis inimese. Ta võttis selle mulla ja lihtsalt vormis. Nagu võetakse savitükk ja hakatakse lihtsalt voolima sellest midagi. Et see ei olnud nagu valmistamine selles mõttes, vaid see oli voolimine. See oli midagi, mis ta lihtsalt võttis ja selle mullatükiga ta nii-öelda mängis oma kätes. Mätsides nagu väike laps. Ja siit tulebki Adama, Dam ja Adam. Maa ehk põrm, seesama savi, millest ta vormis, veri, Dam ja inimene. Inimene, mis koosneb Adamast ja Damist. Ja see sõna jatsar, mida me eelnevalt vaatasime, see nüüd tuleb sõnast jetser, mis tähendab kujutelm, ettekujutus. Seega jatsar tähendab vormi andma kellegile kujutelmas olevale pildile. See tähendab seda, et Adam oli Jahve kujutelmas ja tema andis vormi või siis kuju sellele olemasolevale pildile, mis tema jumalikus pühas kujutluses ja meeltes oli. Ja sellepärast on ka nii tähtis, me oleme loodud tema näo järele. Sellepärast on nii tähtis, et ka see, mida meie ette kujutame, oleks vastavuses tema sõnaga ja tema loomusega. Sellepärast, et vaadake ette, see, mis on meie meeltes ja kujutlustes, saab samamoodi lõpuks reaalsuseks meid ümbritsevas materiaalses sfääris. Sest kõigepealt on meil unistused. Kõigepealt me kujutame ette midagi. Enne, kui see manifesteerub. Ja kui me oleme tema kuju järgi loodud, siis tegelikult mida ta tegi 7. päeval? Ta šabatis. Ja sellel ajal, kui ta šabatis, sellel ajal manifesteerusid need asjad, mis olid olnud tema kujutluses. Ta oli need loonud oma kujutlusse, aga nad ei olnud veel manifesteerunud. Ja sellepärast meil on öeldud, või ka mina ise olen niimoodi aru saanud Piibli algusest, et Elohim šabatis, ehk siis ta hingas, ta puhkas pärast seda, 6 päevaga ta lõi ja 7. päeval ta puhkas. Et 7. päev oli täielik mittetöötamise päev. Aga samas tegelikult, kui me loeme teist peatükki, siis sealt võib järeldada, et ta ikkagi midagi tegi sellel 7. päeval. Esimene Moosese 2.5, kui ainsatki väljapõõsast ei olnud veel maa peal ja ainsatki väljarohtu ei olnud veel tärganud, sest Jahve Elohim ei olnud lasknud vihma sadada maa peale ja inimest, Adam, ei olnud põldu harimas. Vaadake, see oli juba pärast seda, kui ta oli loonud 6 päevaga kõik selle, mida ta kuulustas. Saagu, saagu, saagu. Aga pange tähele, et ei olnud, seda ütleb Esimene Moosese 2.5, et ühtegi tegelikult nähtavat ei olnud midagi veel. Väljarohtu ei olnud.
sest et ta ei olnud lasknud sadada vihma maa peale ja Aadamat ei olnud põldu harimas. Järelikult sel hetkel ei olnud ka Aadamat nii-öelda füüsilisel kujul olemas. Ja sellepärast võib öelda, et teiste sõnadega loomine toimus looja meeles ja tema jumalikus kujutelmas. Pärast seda, kui ta oli lausunud välja sõna, mis on davar. Davar on sõna. Aga mitte midagi sel hetkel ei olnud veel tegelikult manifesteerunud eesti keeles nagu olemiseks saanud. Sest et see olemine sündis kõigepealt tema vaimus, meeltes ja kujutelmades. See ongi see sama Jatsar. Sel ajal, kui ta vormis. Ja ennem, kui see kõik sai reaalseks, oli see tema meeltes. Ja sellepärast on ka nii oluline kuulutada tegelikult Jahve sõna üle kõigi meie olukordade, isegi kui see tundub, et see ei tööta. Sest et tema sõna on see, mis paneb need asjad manifesteeruma. Midagi, mis on kujutelmas vaimus, manifesteerub selles reaalses maailmas. Sel hetkel, kui me oleme šabatis, sel hetkel, kui me hingame, sel hetkel, kui me laseme need oma kujutelmad, unistused, laseme temal need teoks teha. See ei tähenda seda, et me ise mitte mingisugust füüsilist tegevust ei arenda, aga tegelikult tähendab see seda, et ka inimene sel hetkel oli Elohimi vaimus loodud. Ta oli vägagi reaalselt tema kujutelmas, aga inimest ei olnud reaalselt veel olemas. Ja kui ta siis, vaatamegi nüüd veel kord seda kirja kohta. 1. Moose 2.2 ja Elohim lõpetas 7. päeval oma töö. Ta tegi midagi veel 7. päeval. Ta lõpetas 7. päeval oma töö. Selles Piibel.net interneti piiblis, seal on tõlgitud, et ta oli lõpetanud 7. päevaks. Aga tegelikult, kui sa vaatad originaalkeelest, siis ta lõpetas. See oli kestev tegevus, midagi, mis toimus veel 7. päeval. Ja siis ta hingas 7. päeval kõigist oma tegudest, mida ta oli teinud. Ja edasi tuleb 1. Moosese 2.7 ja puhus tema Aadama ninasse eluhinguse. Nõnda sai inimene Aadam elavaks hingeks. Nii et tegelikult šabat, vähemalt selle järgi, mida mina siit välja loen, on see päev, millal inimene lõplikult manifesteerus. Šabat on see päev, millal meid loodi. Nii et see annab tegelikult sellele šabatile veel ühe imelise dimensiooni juurde. Kui me seda peame, siis me tegelikult tervitame iseenda loomist, iseenda sündi, iseenda valmimist, tema kuju ja näo järele. Ja edasi on šabati pidamise käsk juba konkreetselt antud Iisraelile. 2. Moosese 31, 16, 17 ja Iisraeli lapsed pidagu hingamispäeva, šabatit, nõnda, et nad teeksid šabati igaveseks seaduseks oma sugupõlvedele. Minu ja Iisraeli laste vahel on see igaveseks tähiseks, sest 6 päevaga tegi issand taeva ja maa ja 7. päeval ta hingas ja puhkas. Ja selles hingamises, selles samas hingamises manifesteeruski. Ta hingas sellel päeval selle oma elava hinge inimese ninasse ja inimene sai elavaks. Halleluja. 2. Moosese 34.21. 6 päeva tee tööd, aga 7. päeva puhka. Ka künni ja lõikuse ajal pea puhkust. See on tegelikult väga oluline. Künni ja lõikuse ajal. Isegi siis, kui sul on näiteks terve nädal sadanud vihma ja siis sa pead hakkama kündma, aga see on šabat, siis sa pead šabatit ja sa ei künna. Või vastupidi. Nii et see on nagu nii oluline, et ta ütleb isegi siis, kui sa peaksid tegelikult oma põllusaagi eest hoolt kandma, ikkagi pea puhkust, pea šabatit.
3. Mooses 23, 1 ja 3 ja siin me näeme, et šabat on üks kõige esimesi maatimme, kõige esimesi ja kõige olulisemaid nendest, millet ta on paika pannud oma armus, oma tões, oma pühaduses piiblisse. Räägi Iisraeli lastega ja ütle neile, Jahvee seatud pühad, mis te peate kuulutama pühiks kokkutulekuiks. Minu seatud pühad on need. 6 päeva tehtagu tööd, aga 7. päev on täielik šabat. Püha kokkutulek, te ei tohi teha ühtegi tööd. See olgu Jahvee šabat kõigis teie asupaigus. Pange tähele, see on Jahvee šabat. Ta nimetab seda enda šabatiteks. Iseenda omadeks. 5. Moosese 5, 13-17, taas see sama koht, aga siin lisandub veel, millele on ka oluline tähelepanu pöörata. Ja miks on nii oluline sellele tähelepanu pöörata? 6 päeva tee tööd ja toimeta kõiki oma talitusi, aga 7. päev on Jahvee, sinu Elohimi šabat. See on minu šabat, ütleb, see on minu oma. Nii nagu Jeshua on šabati issand ja ta ütleb, see on minu oma. Jeshua ütles täpselt seda sama asja uues lepingus. Et mina olen hingamispäev, mina olen šabati isand ja siin ta ütleb ka, see on minu šabat. Sa ei tohi siis toimetada ühtegi talitust. Ei sa ise ega su poeg ja su tütar, ei su sulane ega teenija ega su härg ega eesel või mõni muu su loomadest, et su sulane ja teenija ka loomad saaksid hingata nagu sina. Pea meeles, et sa olid ori Egiptuse maal ja et Jahvee su Elohim tõi sind sealt välja vägeva käega ja välja sirutatud käsivarrega. Sellepärast on Jahvee su Elohim käskinud sind pidada šabatit. Ja siit tuleb välja ka see, veel üks põhjus. Ta ütleb, välja sirutatud käsivarrega tõi sind välja su Elohim Egiptusest. Mis asi on Egiptus? Egiptus on orjuse koda. Orjusest teda välja. Selle sama veatud alle verega, kelle veri määriti juutide kodade uksepiitadele, selleks, et surmaingel mööda läheks. Kes oli tegelikult vari sellest, mida tuli Jeshua tegema. Nii et kui me peame šabatit, siis me tegelikult kuulutame ka meie väljatoomist orjusest. Seda, mis on Jeshua teinud. Väljatoomist Egiptusest. Kuigi kahjuks tänapäeval on meis kõigis liiga palju veel Egiptus sees. Ja pange ka tähele seda kirja kohta 2. Moosese 34-28. Ta ütleb, ja kui ta oli lõpetanud kõneluse Mošeega Siinai mäel, siis ta andis temale 2 tunnistuslauda, kivilauda, mille peal oli Jahvee sõrmega kirjutatud. Ehk siis ta ise kirjutas selle kivitahvlitele. Šabatit pidada. Šabat on 10 käsu, 4. käsk. See on kõige esimene käsk, mis tuleb pärast seda, et sa pead oma Jumalat armastama. Sa ei tohi tema nime ilmast ja suhu võtta. See on üks 4. käsk. Ja pange tähele, et selle käsu kirjutas Jahvee ise enda sõrmega. Mitte keegi muu. Ja kui Jahvee kirjutab midagi oma sõrmega, kas see siis pole mitte igavesti? On ka teisi kirjakohti, mis sellest räägivad. Aga see on oluline, et me mõistame, kui väeline see on. Ja 130:15, sest nõnda ütleb Issand Jahvee, Iisraeli püha, pöördudes ja vaikseks jäädes. Ja nüüd tulevadki need sõnad, mida me enne ka vaatasime, need, mis iseloomustavad šabatit. Tegelikult on seal nagu puhates, pöördudes. Me rääkisime, et šabat on ka pöördumist, tähendab tagasitulekut. Pöördudes ja vaikseks jäädes, puhates, te pääseksite rahus. Tegelikult on selle vaikuses. Te olete vaikuses ja siin on lootus, aga tegelikult on vaikuses ja kindluses oleks teie jõud. Ja et see on siin üks väga selline selge šabati mudel. Te pääseksite. Šabat on ka midagi, mille pidamine hoiab sind selles päästes. Sa ei saa päästetud kui šabati läbi. Päästmine tuleb Jeshualt. Aga
see on nii oluline, et sa seda pead, sellepärast et sa püsid siis selles päästes. Need kõik sõnad omavad täpselt seesama juurt, mida omab šabat. Nii et tegelikult on see üks šabati mudel. Pöörduge minu ees, puhake, olge vaikuses ja kindluses. Olge kindlad minu peale, et mina kannan teie eest hoolt. Teine Moosese 14:14. Ja seesama sõna on kasutuses taas. Jahve Elohim sõdib teie eest, teie aga vaikige. Olge paigal, olge vagusi, olge selles vaikuses. Ja siis Elohim ise sõdib teie eest ja toob teile võidu. Kui me peame šabatit, siis on see ka midagi, kus samal ajal tema seisab meie eest. Tema peab meie võitlusi. Teie aga vaikige, olge paigal, olge vagusi. Ja 166:23. Ja noor kuusse ning šabatisse tuleb kogu inimsugu minu ette kummardama, ütleb vägede Jahve. Ja siin me näeme taas, et see šabat on midagi. See kirjakoht räägib lõpuajast, see räägib milleeniumist, see räägib 1000-aastasest rahuriigist ja siis peetakse šabatit. Noor kuus ehk siis kuu algusesse ja šabatisse tuleb kogu inimsugu minu ette kummardama. Halleluja. Kõik tulevad Jahvele austust avaldama šabati ajal. Aga šabatisse. Šabat on iganädalane šabat, aga samamoodi kõik need pühad, mille Jahve on seadnud, algavad šabatiga ja lõppevad šabatiga. Et sellepärast tavaliselt kestavad need pühad 7 päeva. Ja kokku on neid kalendri või siis piibli kohaseid pühi on tegelikult kokku 7. Me oleme neist siin mõningad ka väga sügavuti läbi vaadanud ja mõningad seisavad meil veel ees. Aga oluline on see, et see šabat on iganädalane, üks kord nädalas alati ja samamoodi algab iga püha šabatiga ja lõpeb šabatiga. Ehk siis ei tehta tööd, vaid puhatakse, ollakse vaikuses, rõõmustatakse. Ja siit tulevad ka need valesti mõistmised, näiteks mis puudutab Jeshua ristilöömist ja ülestõusmist, sellepärast et tegemist ei olnud mitte ainult ühe šabatiga, vaid kuna oli paasapüha, siis paasapüha algas šabatiga, ta lõppes šabatiga ja vahepeal oli veel iganädalane šabat. Ja kokku oli selles pühas, tavaliselt kui ta kestab rohkem kui 1 nädal, siis on alati seal 3 šabatit vähemalt. Ja sellepärast on väga oluline nagu mõista, missugustest šabatitest tegelikult juttu on või hingamispäevadest, seal kui räägib uus leping Jeshua ristilöömisest, matmisest, ülestõusmisest. Samamoodi Sakaaria 14:16-18 ja kõik järelenud kõigist paganast, kes on tulnud Jeruusalemma kallale, peavad aasta-aastalt minema sinna üles. Kuhu üles? Jeruusalemma. Kummardama kuningat, vägede Jahveed, pidama lehtmäede püha. Aga neile maa suguvõsadest, kes ei lähe üles Jeruusalemma kuningat, vägede Jahveed kummardama, ei saa vihma. Ja kui egiptlaste suguvõsa sinna üles ei lähe ega tule, siis saab ka neile osaks nuhtlus, millega Jahve lööb neid paganaid, kes ei lähe sinna üles pidama lehtmäede püha. Lehtmäede püha algab samamoodi šabatiga ja lõpeb šabatiga. Nii et kui ta räägib siin lehtmäede pühast, siis samaaegselt räägib ta siin tegelikult ka šabatist. Sellepärast, nagu me rääkisime, et iga püha algab šabatiga ja lõpeb šabatiga. Juuda lõvi. Shalom. Ja kui Jahve lõi maailma, siis ta määras ka konkreetsed asjad oma loomingu sees, millal tuleb puhata. Ja see on nagu distantseerumine kõigist oma igapäevastest tegevustest. Tema ise lõpetas oma töö 7. päeval ja hingas. Ja samamoodi ka kutsub ta meid seda tegema. Ja nüüd, nagu me rääkisime, et 7. päeval puhkas, ehk see tuleb sõnast ka 7. Heebrea kalendri järgi tegelikult päevad ongi 1. päev, 2. päev, 3. päev, 4. päev, 5. päev, 6. päev, šabat. Ja hakkab uuesti 1., 2., 3., 4. ja loetaksegi niimoodi.
noh, eesti keeles on nüüd meil ka suhteliselt lähedalt, meil on esmaspäev ja teisipäev ja kolmapäev ja neljapäev, mis nagu langevad suhteliselt kokku. Aga reede, laupäev ja pühapäev, need juba lähevad natukene teise keelelise struktuuri sisse. Ja sellepärast ongi nagu oluline, et kust kohast siis tuleb tegelikult see 7, et miks pärast ja mitmes päev siis on, see on 7. päev. Ja kui me teame, millal algab tegelikult heebrea kalender vastavalt jumalikule seadmisele, siis see algab pühapäeval. Nii et 7. päev on laupäev. Ja huvitav on ka see näiteks, et seesama Shabbat, võib-olla see on küll meelevaldne, aga kui nüüd vaadata, vene keeles on subota. Ja seal, kui Shabbatil on 3 juuretähte, see on nagu shin, bet ja tav. Nagu ütleme siis S, B ja tav, noh, ja tav. Siis võib tegelikult samamoodi öelda, et subotal on ka S, B ja T. Nii et ma olen enam kui kindel, et subota on tulnud sõnast Shabbat. Näiteks itaalia keeles on sabato, on laupäev, mis on ilmselgelt Shabbatist tulnud. Nii et heebrea keelest on väga palju üle võetud. Inimesed lihtsalt ei tea. Nad ei mõtle selle üle. Meil laupäev ei lähe küll kokku, aga ja samamoodi näiteks 7. päev, kuigi meie ei õpi siin Mishnat, Talmudi, Kabalaad, mis on juudi suuline pärimus, aga näiteks suulises juutide pärimusest nad nimetavad 7. päeva kui tulevase maailma eelmaitset. Ja selles samas Mishnas on öeldud, et number 7 on puhkuse saladus inimkonna, looduse, rahva ja terve maailma jaoks. Et nii nagu 7. päeval inimene puhkab oma töödest, samamoodi me teame, et 7 × 7, 49, see on suur juubeliaasta. See on samamoodi see vabastusaasta, millal siis vabastatakse oma orjad, antakse tagasi maa, kellelt on see võetud. Ja sellepärast on see 7 on ka igas muus mõttes oluline number. Ja Shabbat on ka üks neid juutidele kõige iseloomulikumaid pühi või üleüldse tunnusmärke. Et kui me vaatame, mille järgi tegelikult see juut ennast identifitseerib juudina, Jumala püha rahvana, ongi Shabbati pidamine, pühade pidamine, ümberlõikamine ja toora austamine, košer toitude söömine. Need on need. Ja Shabbat on tegelikult üks neid põhilisi asju, millega on ka taga kiusatud juute. Ja ajaloo jooksul on mitmed rahvad, kelle alluvuses on siis, või kelle siis valitsuse all on juudid olnud, on üritanud taga kiusata ja just nimelt eelkõige selle kaudu, et nad on keelanud ära Shabbati pidamise, nad on keelanud ära ümberlõikamise, nad on sundinud sööma sealiha. Kõike seda, mis on juudi jaoks, see pole üldsegi toit, see ei ole söök, see on tõeliselt rüve. Ja samamoodi ka näiteks Hispaania inkvisitsiooni ajal 15. sajandil 1492 toimus üks väga suur juutide väljasaatmine Hispaaniast, kõikide nende väljasaatmine, kes ei pöördunud katoliiklusesse, ei võtnud vastu katolitsismi nii-öelda. Ja need juudid, kes siis otsustasid lihtsalt, kuna nad kartsid oma elu pärast, kes otsustasid selle vastu võtta, kes otsustasid pöörduda ära judaismist ja pöörduda katolitsismi, siis see oli täiesti kohutav, missugust enesest lahti ütlemise vannet sunniti juute lausuma. Siin on midagi kokku jooksunud üks pärast. Juude lõvi ei taha siis kuidagi lahkuda. Ja ma loen selle lihtsalt ette siin, et te saaksite mingisuguse ettekujutuse. Hispaania inkvisitsiooni aegne juutlusest lahti ütlemise vanne. Siin ja praegu ma ütlen lahti igast juudi religiooni, juudi traditsioonist, jälestades kõiki neid tseremooniaid. Tulevikus ma ei järgi ühtegi riitust,
või püha, mis on nendega seotud. Ma tõotan, et ei pöördu enam kunagi tagasi juutide ebausu okse juurde. Enam iialgi ei külastama juutide jumalateenistuse paiku, millest ma olin kunagi sõltuvuses, ega pea neid enam kalliks. Ma lõpetan igasuguse suhtlemise juutidega ning suhtlen edaspidi ainult kristlastega. Ma ei suhtle nende neetud juutidega, kes ei lase ennast ristida. Me ei lõika kedagi enam ümber ega pea paasapüha, šabatit või teisi juudipühi, mis on seotud juudi religiooniga. Ma ütlen lahti kogu heebrea ülistusest ja igast juudi seadusest ning institutsioonist. Ühesõnaga, ma ütlen lahti kõigest juutlikust. Kui ma kaldun kõrvale sirgelt teelt ja rüvetan püha usku ja üritan taas järgida juudi ususekti kombeid või kukun läbi selle vande andmises, siis las kõik needsamad needused, mis langesid Egiptuse peale, langegu mu koja ja laste peale. Kas pole? See võtab täiesti karvad peas püsti. Sa pead niimoodi oma identiteedist lahti ütlema. Vaatame šabatist uues lepingus, Brit Hadashas, nagu ma olen õppinud. Hadasha on uus, Brit on leping. Me vaatasime ka, et see sõna Brit tähendab ka lõikama. Ümberlõikamine on Brit näiteks. Nii et see on nagu siis ümberlõikamise, võiks ka öelda, uus ümberlõikamise leping. Markuse 2:27-28. Ja Yeshua ütles neile, šabat on seatud inimese jaoks, mitte inimene šabati jaoks. Nõnda on inimese poeg, ka šabati isand. Seesama, mida me lugesime, minu šabat. Ta ütleb, Yeshua ütleb, see on minu šabat. Mina olen selle andnud. Ta on seatud inimese jaoks. Seda on ka valesti tõlgendatud, et mitte inimene šabati jaoks, et justkui inimene ei pea šabatit pidama. Aga tegelikult on siin vastupidi, et see šabat ongi seatud inimesele selleks, et ta seda peaks. Selleks, et ta saaks selle kaudu kätte selle, mis on selle šabati pidamisega kaasnev. Apostlite tegude 15:21, sest Mošeel on ammusest ajast kõigis linnades küllalt kuulutajad ja teda loetakse sünagogides igal šabatil. Me näeme, et uues lepingus peeti šabatit, loeti toorat sünagogides, käidi koos šabatil ja šabat oli see päev, millal teeniti Jumalat, millal toimusid jumalateenistused. Apostlite tegude 16:13 ja šabatil, see on nüüd, räägib Pauluse tegevusest, ja šabatil me läksime linnaväravast välja jõe juurde, kus me arvasime olevat palvepaiga. Me istusime maha ja rääkisime kokkutunud naistega. Nii et see oli taas šabati pidamine. Nad läksid linnaväravast välja selleks, et pidada teenistust. See ei olnud küll sünagogi sees, aga see oli evangeeliumi kuulutamine. Ja see juhtus apostel Shaul reisil ja nimelt Filippis, mis on tähtsam linn tolles Makedoonia osas Rooma koloonias. Nii et me näeme, et Shaul pidas šabatit ja tema kaaslased juudid ja ka paganatest Jeshuasse usklikud, need samad naised. Apostlite tegude 28:17. 3 päeva pärast sündis, et Shaul, Paulus, mina nimetan ta Shauliks, sest tegelikult tema nime ei muudetud. Shaul kutsus kokku juutide peamehed. Kui need olid kogunenud, ütles Shaul neile, mehed vennad, mina ei ole teinud midagi meie rahva ja esiisade kommete vastu ja siiski olen Jeruusalemmas antud vangina üle roomlaste kätte. Ja me näeme siin, et Shaul pidas šabatit. Ta ei saanud siinkohal valetada. Ta ütleb, et ma ei ole midagi teinud meie rahva ja esiisade kommete vastu. See on nii oluline. See on nii oluline. Mitte midagi. Ta ei ole mitte midagi teinud, mis ei ole toora kohane. Ta ei ole teinud mitte midagi, mis on toora vastu. Ja kõik need kirjakohad uues lepingus, mis räägivad, et Paulus õpetas toora vastu. See ei saa olla tõsi. Ja ta selles kohas samamoodi ei saa valetada.
sellepärast ta oli ise rabi, tema oligi juudi rabi, ta oli apostel, kes kõndis sõnakuulelikkusest Toora õpetusele ja ta ütlebki siin, ma ei ole teinud mitte midagi kommete vastu, isegi kommete vastu. Ja ta ütles seda juutidele. Kui ta oleks mingisuguselgi kombel õpetanud, et šabat on tühistatud, siis oleks need juudid ta koheselt kividega surnuks visanud. Matteuse 12:10 ja vaata, seal oli kuivanud käega inimene ja nad küsisid temalt, kas šabatil tohib terveks teha. Need, kes küsisid, olid variserid, et nad võiksid tema peale kaevata. Matteuse 12:12 Jeshua ütleb, kui palju tähtsam lambast on nüüd inimene. Tähendab, šabatil tohib teha head. Hingamispäeval šabatil tohib teha head. Sest see oli see koht, kus variserid teda kiusasid ja ütlesid, et kuidas sa teed terveks selle kuivanud käega inimese. Ei tohi. Tulge teisel päeval. Arstipunkt on kinni. Ei ole mingit tervendamist šabatil. Aga Jeshua tegi seda. Luuka 13:15. Jeshua vastas talle, te silmakirjatsejad, eks igaüks teie seast päästa ka hingamispäeval šabatil oma härja või eesli sõime küljest lahti ja vii jooma. Samamoodi nagu šabatil lüpsti lehmi. See oli tegevus, mille kaudu vabanes, sellepärast et lehm võib ära surra, kui teda ei lüpsta. Härga või eeslit sõime küljest lahti viima, jooma. Süüa tehti. Süüa ei tehti. Hei. Johannese 5:9 ja inimene sai otsekohe terveks. Võttis oma kanderaami ja kõndis. Kuid see päev oli šabat. Siis otsisid juudid veel enam võimalust teda, Jeshuat tappa. Sellepärast, et ta oli lisaks šabati rikkumisele nimetanud Jahve oma isa olevat, tehes ennast Jahveega võrdseks. Pange tähele, see on ka üks kirjakoht, mis on täiesti meelevaldselt valesti tõlgendatud. Et Jeshua rikkus šabatit, järelikult ei pea Uue Testamendi kristlase šabatit pidama. Aga see oli variseride arvates. Nemad arvasid, et Jeshua rikkus. Ja miks pärast nad arvasid, et ta rikkus? Sellepärast, et ta tervendas šabati ajal. Sellepärast, et ta vabastas šabati ajal. Variseride jaoks oli see töö. Kuna nad olid Toora ümber pannud niivõrd palju oma pärimusi, et see tegelik tõde, puhas tõde, Jahve tõde oli seal sees kaduma läinud või oli niimoodi kinni mattunud. Ja loomulikult sundis nad ka teistele seda, et sa ei tohi maha sülitada. Jeshua tervendas pimedat, ta sülitas maha, tegi muda ja variseride jaoks oli šabatil. See oli töö tegemine. Ja sellepärast nad ütlesid, et lisaks šabati rikkumisele tegelikult Jeshua ei rikkunud šabatit. Ta ütleb, lisaks sellele nimetas ta Jahveed oma isaks. Kui me usume, et see on tõde, et Jahve on tema isa, siis järelikult me peame ka uskuma seda, et Jeshua ei rikkunud šabatit. Sest et variserid süüdistasid kahes asjas, milles tegelikult Jeshua ei valetanud ega ei rikkunud. Jeshua pidas šabatit isegi ristil. Johannes 19:31. Aga et oli pühade, see oli siis parasjagu hapnemata leibade püha, mis oli pärast paasapüha. Valmistuspäev, siis palusid juudid Pilatust, et risti löödute sääreluud löödaks katki ja nad viidaks minema, et ihud ei jääks ristile šabatiks, sest see šabat oli suur püha. Jeshua pidas šabatit ka ristil olles. Ta ei jäänud ristile šabatiks. Matteuse 24:20, aga palvetage, et teie põgenemine ei juhtuks talvel ega šabatil. Ja see siin on lõpuajast rääkiv kirjakoht, milles Jeshua ise kinnitab, et šabatit peetakse ka lõpuajal. Milleks on Jahve šabati loonud ja mida ta selle pidamise kaudu on tahtnud meile anda? Ilmutada oma ligiolu.
sellepärast, et šabat on üks esimesi moadimme, mis tähendabki endast ilmutust andma, nagu me rääkisime. Ja tema ligioluga kaasneb alati muudatus. Ta tahab õnnistada neid, kes šabatit pühaks peavad. Erinevates vormides õnnistustes. Esimene Moosese 2.3 ütleb, Elohim õnnistas 7. päeva ja pühitses seda, sest ta oli siis šabatil hinganud kõigist oma tegudest. Ta tahab veel pühitseda oma pühadusse, sest ta on meid kutsunud olema püha, nagu ka Jahve on püha. Ja see on see, mis me lugesime. See tuleb sellest kirjakohast, et Elohim õnnistas 7. päeva ja pühitses seda, sest ta oli siis hinganud kõigist oma tegudest. Jahve on andnud šabati selleks, et meid vabastada ja päästa. 5. Moosese 5.15 räägib sellest. Ja pea meeles, et sa olid ori Egiptuse maal ja et Jahve su Elohim tõi sind sealt välja vägeva käe ja välja sirutatud käsivarrega. Sellepärast on Jahve su Elohim käskinud sind pidada šabatit. See on otsene seos väljatoomisega orjusest, vabastamisega, päästmisega. Ta on andnud selle selleks, et uuendada ja tervendada. Johannese 5.9 ja inimene sai otsekohe terveks, võttis oma kanderaami ja kõndis. Kuid see päev oli šabat. Aga Jeshua uuendas, Jeshua tervendas. Põnevene. Ja see on see, millest me rääkisime ka Toora puhul, et Jeshua ei tulnud tühistama Toorat. Ta tuli seda täitma selle läbi, et tuues sellele veel sügavama tähenduse. Ja see uuendamine, tervendamine, ta tõi ka šabati mõistesse ühe uue sügavamat dimensiooni. Mida veel? Jahve on tahtnud selle pidamise kaudu varustada meid kõige vajalikuga, et me sel päeval ei muretseks igapäevase leiva pärast. Sellest räägib meile 2. Moosese 16.22.30. Ma võtan siin valikulised kirjakohad, kuna muidu oleks lihtsalt liiga palju lugeda. 6. päeval, see on nüüd see aeg, kui Iisraeli lapsed olid kõrbes oma teekonnal pärast Egiptusest väljumist. 6. päeval nad kogusid leiba kahekordselt. See leib oli manna. See ei olnud leib niisama, vaid see oli see, mis tuli taevast. Manna. Seda on tõlgitud tegelikult, kui heebrea keeles on manna, on tõlgitud, et tegelikult selle asja nimi oli, mis see on. Kui nad seda nägid, siis nad ütlesid manna, mis see on? Eesti keeles lihtsalt läheb ta juhuslikult kokku meie mannaga. Väga palju läheb kokku mõnele. Aga tegelikult ei ole see üldsegi manna. Ja teine tõlgi on meainata, ehk siis kust kohast see tuleb. Samamoodi, mida see sõna manna tähendab heebrea keeles. Nad kogusid leiba kahekordselt, seda mannad, iga ühele 2 kannu. Ja Moshe ütles neile, see ongi, millest Jahve Elohim rääkis. Homme on puhkus, Jahve püha šabat. 6 päeva saate seda mannat koguda, aga 7. päev on šabat, siis seda ei ole. 7. päeval läksid ometi mõned rahva hulgast koguma, aga ei leidnud midagi. Siis Jahve ütles Moshele, kui kaua te tõrgute pidamast minu käske ja seadust? Vaadake, Jahve on andnud teile šabati, sellepärast ta annab teile 6. päeval 2 päeva leiva. Iga üks jäägu paigale, ükski järgu väljugu kadunud 7. päeval ja rahvas puhkas šabatis 7. päeval. Et me näeme siin, et tema varustab, kui me peame kinni sellest, mida ta on meile andnud. Mida ta veel tahab anda? Tuua rõõmu ja rõõmustust sellel päeval, selle püha pidamise kaudu. Mitte ainult sellel päeval, aga selle pidamise kaudu, selle austamise kaudu. Ja 158, 13, 14. Kui sa nimetad šabatit rõõmuks ja Jahve püha päeva austusväärseks ning austad seda, ega tee, mis sulle meeldib, siis sa tunnedki rõõmu Jahveest.
ja ta ütleb, mina viin sind üle maa kõrgenike ja toidan sind su isa Jaakobi pärandiga. Nende õnnistustega, mis anti Abrahamile, Iisakile, Jaakobile ja Iisraelile. Ta viib üle maa kõrgendikke, ta viib sind Iisraeli ja toidab sind. Ja mida veel? Ta tahab anda ilmutusi, imetegusid ja tunnustähti. Ilmutuse raamatu 1.10. Mina. See mina on Jeshua apostel Johannes. Ta ütleb, Johannes ütleb, mina olin vaimus issanda päeval ning kuulsin enese taga valju häält otse kui pasuna. Johannes peetakse tegelikult kõige juudilikumaks apostlitest ja piiblis on ainult 2 päeva, mida nimetatakse issanda päevaks, mida eriliselt nimetatakse. See on Shabbat ja see on see päev, millal Jeshua tuleb tagasi. Selleks, et rahvast üle valitseda raudkepiga Jeruusalemmast oma valitsusistmelt. Ja Johannes sai tegelikult sel hetkel, kuna sel hetkel, kui ta nägi ilmutust, ei olnud veel olemas uut testamenti, oli olemas ainult esimene leping, siis ta sai rääkida ainult sellest päevast, issanda päevast, Shabbatist, kuna see ei olnud kindlasti mitte see päev, kui Jeshua tuleb tagasi. Ja väga huvitav, et kohe pärast seda, kui Johannes issanda päeval oli vaimus, siis järgmisena ta räägib kohe pasuna häälest. Ja see pole juhuslik, sellepärast, et issand tuleb tagasi pasuna hääles. Sarve häälest tuleb ta tagasi, Jeshua. Nii et tegelikult pidi Johannes nägema oma nägemuses sabati ajal seda nägemust, ilmutust. Ja see on samamoodi Shabbati aeg. See on see, selle pidamise kaudu, selle ajal tahab Jahve samamoodi meile, kõigile neile, kes peavad anda ilmutusi, imetegusid, tunnustähti, unenägusid. Annabki nädala lõpus. Tänu Jumala. Halleluja. Annabki nädala lõpus. Au sulle. Ja tahab veel kinnitada oma lepingut. Shabbati pidamise kaudu ta kinnitab oma lepingut ja selles lepingus olemist. Ja 156.6 ja võõrad, kes on liitunud Jahvega, kõik, kes peavad Shabbatit ega riku seda ja kes peavad kinni minu lepingust, siin on pandud need paralleelselt, kes peavad Shabbatit ja peavad kinni mu lepingust. Shabbati pidamine on tema lepingu pidamine, sellepärast et Shabbat on osa tema lepingust. Needki ma viin oma pühale mäele ja ma rõõmustan neid oma palvekojas. Taas see rõõm, ta kinnitab lepingut, ta kinnitab, et me ei ole väljaspool, sellepärast et pagan on see, kes on väljaspool lepingut. Ainukene rahvas, kellega Jahve sõlmis lepingu, oli juudi rahvas, mitte ühegi teise rahvaga ei sõlminud. Kõik teised olidki sellepärast paganad, sellepärast nad olid väljaspool lepingut. Aga kui me oleme seespool lepingut, me peame Shabbatit, siis me rõõmustame. See on see koht, milles rääkis ka Efeslaste 2.12. Ta ütleb, et paganatel, kes olid väljaspool Iisraeli kodakondsusest, kes olid väljaspool lepingust, kes olid ilma lootuseta, sellepärast ilma lepinguta ei olegi lootust. Halleluja. Kasu on siis üldse Kristust. Kas Shabbat oli mõeldud ainult juutidele? Et kes siis üldse tegelikult on juudid? Me rääkisime sellest siin Efraimi teemadel. Ja tegelikult juudid olid need, kes tulid juuda suguharust. Ja sellepärast on tänapäeva Iisrael tegelikult need, kes tulid tagasi pärast Paabeli vangipõlve 2 Põhjakuningriigi suguharu. Aga samas, kui anti Toora, siis tegelikult olid Siinai mäe all kõik 12 suguharu koos. Ja seal mäe all, Siinai mäe all, õigemini Jalamil, kuigi tegelikult see on ka üks heebreakeelsest sõnast tuleb väljend, et nad olid tegelikult selle mäe all. Päriselt, füüsiliselt ka. Aga kõik on võimalik Jumalal. Ja see tähendab seda, et seal oli ka segarahvast. Ja sellepärast see, mis anti kogu Iisraelile,
tegelikult anti ka teistele. ja 156:1-7 sama, et õnnis on inimene, kes nõnda teeb, inimlaps, kes selles püsib. Inimene, inimlaps, homo sapiens, Aadam, nii mees kui naine, kes selles püsib, kes peab šabatit ega riku seda, kes hoiab oma kätt igast kurjast teost. ja milleks olid juudid kutsutud? Milleks oli Iisrael kutsutud? ja 142:6-7. Mina, Jahve, olen õigusega sind, keda minu sulast Iisraeli kutsunud ja kinnitanud su kätt. Ma kaitsen sind ja panen sind rahvastele lepinguks, paganale valguseks, avama pimedate silmi. Halleluja. Selleks oli Iisrael kutsutud, selleks olid juudid kutsutud. Et nad avaksid pimedate silmad. Järelikult pidi maailm olema pimeduses. Järelikult need, kes olid lepingus, olid valguses, aga ülejäänud olid pimeduses. Ja see, et šabati pidamise kaudu me tuleme lepingusse, me tuleme valgusesse, me tuleme välja sealt pimedusest. Ta paneb Iisraeli lepinguks, paganale valguseks. Milline imeline tegelikult tunnistus sellest, kes Iisrael on, milleks ta on kutsutud olema. Ja sellepärast, kuigi ka see šabat mõnest esimese lepingu kirja kohas öeldakse Iisraelile, aga tegelikult Iisraeli kaudu on ta meile kõigile antud. Sest Jeshua ütleb, mina olen maailma valgus. Ta ütleb seda sama oma jüngritele. Ja kui Jahve aktsepteeris Egiptusest Iisraeliga ühinenud segarahva, siis ta nõudis nendelt kahte asja. Ümberlõikamine, toora pidamine. Kõik see segarahvas, kui nad tahtsid olla osa. Ja vaatame siis veel ühte kirja kohta, mis näitab, et see šabati pidamine, šabat ei ole antud mitte ainult Iisraelile, vaid Iisraeli kaudu kõikidele teistele. Ja 156:1-7. Õnnis on inimene, kes nõnda teeb, inimlaps, kes selles püsib, peab šabatit ega rikku seda ja kes hoiab oma kätt igast kurjast teost. Ärgu rääkigu ka öelgu Jahveega liitunud võõras. Jahve eralda mind muidugi oma rahvast ja kohitsegu ärgu ütelgu, vaata, ma olen kuivanud puu. Sest nõnda ütleb Issand kohitsetule, kes peavad minu šabateid ja valivad, mis on minu meele järgi ja peavad kinni minu lepingust. Taas leping ja šabat. Neile ma annan oma kojas ja oma müüride vahel mälestusmärgi ja nime, parema kui pojad ja tütred. Mina annan neile igavese nime, mida ei saa hävitada. Ja võõrad, kes on liitunud Jahveega, ka need, kes tulid Egiptusest välja, segarahvas, teenivad teda ja armastavad Jahve nime, et saada tema sulasteks. Kõik, kes peavad šabatit ega rikku seda ja kes peavad kinni minu lepingust, needki ma viin oma pühale mäele. Ja ma rõõmustan neid oma palvekojas. Teine Moosese 12:49 ütlebki, seadlus on üks päris elanikule ja muulasele, kes võõrana teie keskel elab. Kas pühapäev on antud kristlastele šabati asemel? Konstantinuse ajal sai see tegelikult lõplikult muudetud. Ja siin on üks väljavõte keiser Konstantinuse kirjast pärast Nikea kirikukogu. Ja ta ütleb, seetõttu ei peaks meil olema midagi ühist juutidega, sest päästja on meile näidanud teise tee. Meie aga järgime oma Jumala teenimises palju seaduspärasemat ja mugavamat kurssi, pidades silmas nädalapäevade järjestust nädalas. Et nädal ei hakka mitte pühapäevaga, vaid see hakkab esmaspäevaga. Seega kallimad vennad, võttes üksmeelselt omaks selle kursi, me igatseme endid eraldada sellest juutide jälestusväärsest seltskonnast. Konstantinus oli päikesekummardaja ja kes seadis sisse pühapäeva kui päikese kummardamise päeva. Eesti keeles ei tule see niimoodi välja, aga inglise keeles on Sunday, mis on päikesepäev. Ja selleks, et kõiki neid paganaid Rooma impeeriumis, keda tal oli vaja enda kirikusse meelitada, rahuldada, sellepärast, et tal oli vaja masse. Ta oli saanud ilmutuse sellest, et tema on Kristuse asemik maa peal. Ja kuna juudid ei olnud tema jaoks enam kasulikud, tal oli vaja
neid paganaid sisse tuua, aga paganatel olid oma pühad, paganatel oli Rooma impeerium põhimõtteliselt oligi kummardamas päikest. See oli üks kõige suuremaid jumalusi, Zeus. Ja sellepärast nemad olid harjunud jumalat kummardama pühapäeviti. Ning Konstantinusel oli 2 võimalust. Kas ta ütleb, nüüd tehke juutide kombe kohaselt ja me hakkame pidama šabatit laupäeval, nii nagu me oleme siiamaale teinud. Või me mugandame ennast vastavalt teie paganalikele traditsioonidele. Ja ta valis selle, sest et paganaid oli tal rohkem vaja. Ja ma nüüd tegelikult loen siin paar sihukest väljavõtet katoliku entsüklopeediast, sest iseenesest pärast Konstantinust jätkas katoliku kirik selle tava juurutamist, et šabat ei ole mitte laupäev ja üldsegi mitte ei ole šabat, vaid ta on hingamispäev ja hingamispäev on pühapäev. Ja siin on nüüd katoliku entsüklopeediast võetud siis volum 4 lehekülg 153, et katoliku kirik, olles muutnud juutide šabati või heebra kalendri 7. päeva esimesele päevale, seadsid 3. käsu tähistamaks pühapäeva kui pühapäeva, hingamispäeva, mida tuleb pidada issanda päevaks. Veel üks väljavõte sellisest ajakirjast katoliku peegel. Katoliku kirik üle 1000 aasta enne protestantide olemasolu oma jumaliku missiooni vooruses muutis selle päeva laupäevalt pühapäevaks. Jumaliku missiooni vooruses. Siis on ühe katoliku doktriini katekismusest. Seal on selline küsimuste ja vastuste vorm ühe siis värskelt pöördunu ja reverend Peeter Kiirmani vahel. Ja siis küsimus, mis päev on šabat? Vastus. See vastpöördunu küsib, mis päev on šabat? Vastab, laupäev on šabat. Küsimus, miks me peame laupäeva asemel pühapäeva? Vastus. Sest katoliku kirik Laodikea kirikukogul kandis pühaduse üle laupäevalt pühapäevale. Ja see küsimus jätkub. Aga kui piibli kohaselt on šabat laupäev ja mitte pühapäev, siis miks mittekatoliiklased, kes väidetavalt rakendavad piibliusku ja mitte kiriku dogmasid, mitte kiriku õpetusi, vaid nad väidetavalt rakendavad piibliusku. Miks nad peavad pühapäeva laupäeva asemel? Vastus. Jah, tõepoolest, see ei ole vastavuses piibliga, aga see muutus tehti üle 1500 aasta tagasi enne protestantismi sündi ja selle aja peale on see traditsioon muutunud universaalseks ja järgitavaks kõigi kirikute poolt. Nemad siis mitte katoliiklikud kirikud jätkavad seda traditsiooni isegi, kui see põhineb katoliku kiriku doktriinil ja mitte pühakirja tekstil. Raamatust Miljonite usk 473. Ja kusjuures selle samal Jeruusalemma kirikukogul, millest räägib Apostlitegude 15. peatükk, seal ei ole šabati muutmisest mitte midagi juhul. See on see koht, kus nii-öelda Jeshua vend liha poolest Jaakobus pani paika need põhilised asjad, mida tuleb peale toola tundmise paganatel järgida. Ta ei ütelnud poole sõnagagi, et šabat on muudetud pühapäeva peale, et šabat on tühistatud. Kas Uue Testamendi kirik pidas šabatit pühapäeval? Siin on nüüd paar kirjakohta, mida on kasutatud selleks, et väidetavalt nad ikkagi pidasid Uue Testamendi ajal šabatit pühapäeval. 1. Korintluse 16.1.
see on nüüd Pauluse kiri korintlastele. Iga nädala esimesel päeval pangu igaüks teist midagi tallele oma jõudu mööda, kuidas ta käsi lubab, et raha ei korjataks alles siis, kui ma tulen. Siin on nüüd see esimene päev. Nädala esimene päev. See on nüüd tegelikult, kuna tol ajal siiski veel arvestati heebrea kalendri järjestust, ehk siis nädala esimene päev oli pühapäev. Ja siis on väidetud, et see nädala esimene päev, nädala esimesel päeval, järelikult pühapäeval. Paulus ütleb, et pangu teist igaüks midagi tallele oma jõudu mööda. Et raha ei korjataks alles siis, kui ma tulen. Aga tegelikult see sõna, mis seal on Motsei Shabbat või Shabbaton. See on nüüd tegelikult see kirjakoht, kus Paulus võtab üles ohvrianni Jeruusalemma jaoks nädala justkui esimesel päeval. Ja see Motsei Shabbat tähendab nagu otseses tõlkes Shabbati päeva lõpupoole. Sünagogi teenistus, hommikune sünagogi teenistus oli juba lõppenud. Ja see Motsei Shabbat või siis Shabbaton on siis tegelikult kas siis selle Shabbati päeva lõpupoole või siis ühel Shabbatitest. Nagu me ütlesime, Shabbateid oli rohkem, olid ka pühadega seotud Shabbatid. Ja see, millest siin Paulus räägib, on ilmselgelt, ta räägib mitte pühapäevast, sellepärast, et pühapäeval ei toimunud Jumala teenistusi. Pärast seda, kui sünagogi teenistus oli läbi, siis oli kombeks, et need siis, kes olid Jeshuasse uskujad, need, kes siis võib-olla olid vast pöördunud, siis oli veel nagu selline lisateenistus, kus nad kogunesid, kas siis sünagogi sees või väljaspool. Aga mida tegelikult Paulus ütleb siin, et pange tallele, et kuna Shabbati ajal tegelikult ei tohi rahadega tegeleda, ta ütleb, et pange kõrvale, kui ma tulen, siis ma võtan. Ta ei ütelnud, et tehke korjandus, aga ta ütleb siin, et pange tallele, pange kõrvale see raha ja ma tulen taga. Kui ma tulen, siis te ei peaks seda eraldi korjama. Ja nüüd üks teine kirjakoht, kus on täpselt seesama sõna nädala esimesel päeval, on Apostlite tegude 20:7. Aga nädala esimesel päeval, kui me oleme kogunenud leiba murdma, arutas ja väitles Paulus nendega, et ta tahtis järgmisel päeval lahkuda, pikendas ta kõnet keskööni. Ülemises taas, kuhu me olime kogunenud, põles hulk lampe. Aga üks noormees, Eutühos nimi, istus aknalaual ja kui Paulus pikalt arutles, jäi ta raskelt magama. Magades kukkus ta 3. korruselt alla ning tõsteti üles surnuna. See on nüüd see kirjakoht. Siin mul ei ole päris lõpuni seda siin välja toodud. Aga siin on see sama koht, nädala esimene päev, see sama Shabbaton. Ja seda kasutatakse ka tõestamaks, et algkogudus tuli kokku pühapäeval. Aga esiteks oli see õhtune aeg. See oli õhtul, kui ta rääkis. Ilmselgelt pühapäeva õhtul ei kogunetud. Juudid ei kogunenud. Mitte mingisuguseks teenistuseks. Paulus ise, Shaul, apostel Shaul, rabi ja õpetaja. Nii et see tähendab samamoodi, et nad kogunesid kokku selle Motsei Shabbat või siis Shabbatonil. 2 võimalust, kas see oli siis see Shabbati päeva õhtu või see oli üks Shabbatitest. Ja ilmselgelt oli siin tegemist sellel Shabbatil pärast hapnemata leibade püha. Pärast seda, kui Jeshua oli ristilöödud üles tõusnud, siis tuli nädala esimene päev uudsevilla püha. Ja pärast seda sai alguse 7x7 nädalat ehk nädalate püha Shavuot. Nii et tegelikult see ei ole pühapäev, vaid see on teine sõna, mis on esialgselt kasutatud. Ja samamoodi me näeme taas seda kirjakohast Apostlite tegude 15:21, sest Mošeel on ammusest ajast kõigis linnades küllalt kuulutajaid ja teda loetakse sünagoogis igal Shabbatil. Kas apostel Shaul õpetas Shabbati vastu?
sest seda väidetavalt Uue Testamendi inimesed ei pea pidama, sellepärast apostel Saul ise õpetas šabati vastu. Galaatlastele 4:8-9. Kuid siis, kui te ei teadnud midagi Jahveest Jumalast, te orjasite neid, kes loomult ei olegi Jumalad. Aga nüüd aga, kui te olete Jumala ära tundnud, pigem küll on Jahve teid ära tundnud, kuidas te siis pöördute jälle nõrkade ja viletsate algainete poole, mida te jälle tahate uuesti orjata? Te peate päevi ja kuid ja aegu ja aastaid. Ehk siis siin ta tahab öelda, et näed, Saul süüdistab juute selles, et nad peavad šabatit, päevi, kuid, aegu ja aastaid, pühasid. Aga väga oluline on taas mõista, et esiteks Paulus, apostel Saul ei saanud õpetada midagi, mis oli toora vastu. Ta ise oli rabi. Ja ta ütleb veel siin alguses, kui te ei tundnud Jahve, ei Jumalat. Kellele ta siin räägib? Ta ei räägi siin juutidele. Ta räägib siin tegelikult sellele 10 kadunud Iisraeli suguharule. Need Iisraeli suguharud, kes olid hajutatud paganate seas. Need samad, millest räägib 1. Peetruse 1. peatükk. Hajutatuile, kes elavad Galaatias, Kappadookias ja nii edasi. Need olid need, kes elasid Galaatias. Ja paganad teenisid ebajumalaid, nagu Salm 8 räägib. Ja see tähendab seda, et tegelikult ka ebajumalatel, ka ebajumala teenistustel olid need samad asjad. Ka neil olid omad pühad päevad, ka neil olid oma teenistuse päevad. Neil olid oma šabatid, uued kuud ja pühad, ohvritoomised, nagu igal ebajumalat teenival sektil. Seesama munade püha või siis Ishtar Astarte, ka nendel olid oma teenistused, kõikidel templitel. Selles mõttes ei olnud nagu see nii-öelda juutide üles ehitatud jumalateenistus erines selle võrra enamasti ainult, et juutidel oli tõeline Jumal, oli ainujumal, keda nad teenisid. Aga need šabatid ja need päevad ja kõik need ohvritoomised, need olid suht sarnased ka teistele. Nii et sellepärast ütlebki siin, et neil olid ka oma šabatid, uued kuud, pühad. Ja Saul ütleb siin, et nüüd, kui te võtate vastu judaismi kui religiooni ja arvate, et ümberlõikamise ja pühade pidamise kaudu te saate olla Jahveele meelepärased, siis see ei toimi. See tähendab seda, et te lähete tagasi oma nende nõrkade ja viletsate algainete juurde. Te lähete tagasi oma ebajumalate printsiipide juurde, sellepärast et ebajumala teenimise printsiip ongi see, et sa pead välja teenima. See, mida tuli Jahve tooma, ei olnud ära teenimise printsiip. Juudid pöörasid selle. Usk ja teod käisid koos, aga juudid lihtsalt, ütleme, variserid, mitte kõik juudid, vaid variserid keerasid selle vindi üle. Aga see, mis oli ebajumalatel, ebajumala teenimisel oli see, et nad otsisid selle jumala soosingut selle läbi, et nad tegid midagi. Nad täkkisid omal mingisuguste teravate asjadega, lasid verel voolata ja kõik igasuguseid segadusi. Ja sellepärast, et tolle aja religioossed Iisraeli juhid olid enamuses kahjuks ka korrumpeerunud. Ta ütleb variserid, et ta nimetab neid lubatud haudadeks. Nad olid korrumpeerunud ja ta ei kiida seda heaks. Ja nad tegelikult olidki, nad olidki selle tegeliku ja õige ja puhta toora olid kinni mätsinud. Nad ei läinud ise sisse, ei lasknud ka teistel minna. Ja need olid kindlasti, ta ütleb, et te olete oma isast kuradist. Need tegelikult olid väljaspool lepingut oma ebajumala teenistuse kaudu. Ja sellepärast, kui ta siin ütleb, et ta nagu ütleb, et kui te nüüd tulete Jeshua juurde, ehk siis tegelikult nagu Iisraeli juurde ja nüüd tulevad need religioossed variserid, kes ütlevad, et hakake pidama šabateid täpselt nii, nagu meie ütleme. Sest et nad olid šabati pidamiseks samamoodi paika pannud konkreetsed reeglid. Seesama, et sa ei tohtinud üldse tööd teha.
missugust tööd, õigemini, mitte mingisugust tööd, sa ei tohtinud head teha, sa ei tohtinud tervendada, sa ei tohtinud tegelikult praktiliselt peale sünagoogis istumise mitte midagi teha ja seal oli veel hästi palju muid ikkeid, mis nad panid inimeste peale. Siis nagu see Shaul tulebki ütleb, et vaadake, et kui te nüüd tulete oma selle algjõudude, nõrkade viletsate algainete juurest, tulete Jeshua juurde ja samas te nii-öelda lähete selle variseride ikke alla, siis te olete sama koha peal tagasi. Te küll teenite õiget ja tõelist Jumalat, aga tegelikult see printsiip on sama. Ja sellepärast ütlebki, et te muutute jälle orjaks. Ärge tulge selle elava toora juurde. Sest et selle läbi te saate vabaks, mitte orjaks. Ja loomulikult sel ajal, kui Shaul õpetas, siis variserid käisid ümberringi, üritades teda ainult nii-öelda teibasse lüüa. Ja kui Shaul oli ära läinud, siis pärast seda kõik need, kes selle koha peal, siin antud juhul veel Galaatias, pärast seda, kui Shaul oli lahkunud, siis üritasid loomulikult kõik need variserid, neid vast pöördunud kohe enda sellesse nii-öelda sekti, enda religioossesse sellesse ikkesse panna. Ja see ongi see, mida ta ütleb, et ärge tehke seda. Te peate päevi, kuid ja aastaid. Et selles mõttes, et ta ei ütle niimoodi, et ärge pidage šabatit, vaid oluline on see, kuidas te peate šabatit. Ta ei ütle, et ärge pidage päevi, kuid ja aastaid, vaid ta ütleb, kuidas te seda peate. Ja need nõrgad algained, seda tihtipeale öeldakse ka, et te pöördute nõrkade ja viletsate algainete poole, just kui see ongi see toora. Aga ta ei räägi juutidele, vaid ta ütleb, toora ei ole nõrk ja vilets algaine. Toora on elava Jahve, elav sõna, Jeshua ise. Nii et siin ei ole juttu toorast ja siin ei ole juttu sellest, et kas peab šabatit pidama või pühasid pidama või ei pea. Roomlastele 14.16. Samamoodi. Mõni jälle hindab ühte päeva muudest paremaks, ent teine hindab kõiki päevi ühesuguseks. Igaüks olgu oma mõtlemises kindel. Kes arvestab teatavat päeva, arvestab seda issandale. Kes sööb issandale. Kes teda tänab Jahveed ja kes ei söö, jätab söömata issandale ja tänab Jahveed. Tegelikult küll iseenesest terve see puudutab söömist. Tegelikult puudutab see söömist. Aga siin on see kirjakoht, et mõni hindab ühte päeva muudest paremateks. Et taas, miks me peaksime pidama šabatit laupäeval? Miks me üldse peaksime šabatit pidama? Tegelikult. Vahet ei ole ju. Aga siin ta ütlebki seda, et olge oma mõtlemises kindel. Ta ei ütle see, et see on tühistatud, vaid ta ütleb, et otsustage ära. Otsustage ära, keda te järgite. Sest et ütlebki niimoodi tegelikult, et mõni hindab ühte päeva paremaks ja teine hindab kõiki päevi ühesuguseks. Siin on see, et kui keegi arvab, et see päev on eriline, jätab söömata, ta teeb seda selleks, et paastuda. Sest et sel ajal oli tegelikult esimesel sajandil oli väga suur debatt selle üle paastumine. Millal peaks paastuma? Missugune päev on õige paastumiseks? Kuna toora seda otseselt ei sätestanud. Ja sellepärast käis nagu see jutt kogu aeg, et missugune päev on parem. Tegelikult peab seda silmas paastumiseks. Et missugune päev on õige süüa ja missugune päev on õige paastuda. See ei ütle seda, et vahet ei ole, mida sa sööd. Mis iganes siga või koorikloomi või mis iganes mereande. Vaid ta ütleb, et see sööb, jätab söömata issandale ja tänab Jahveed. Ehk siis ta paastub. Küsimus on selles, kas süüa või paastuda. Millisel päeval on hea paastuda? Ja ta ütleb, et selle sa valid ise, otsusta ise ära, missugust päeva sa tahad õigeks pidada. Nii et siin ei saanud veel kord Paulus õpetada šabati vastu. Ta ei saanud ka õpetada selle vastu, et kõik on lubatud. Kõik päevad on ühesugused. Ei ole vahet, kas sa pead pühi või mitte. Nagu me ütlesime, kui ta oleks selle koha peal, variserid ümbritsid teda kogu aeg. Ta oleks silmapilkselt lõhki kistud, kui ta oleks midagi õpetanud toora vastu. Eriti sellistes kohtades nagu šabat, košer toit,
ümberlõikamine, pühade pidamine, kuna need on kõige olulisemad üldse juute defineerivad päevad. Kolostlastele 2:16-17. Ärgu siis keegi mõistku teie üle kohut, sööma või jooma ega mingi püha või noorkuu või šabati pärast, mis on tulevaste asjade vari, aga Messia ihu on tõelisus. Samamoodi tulevaste asjade vari, et vari, see on samamoodi, nagu me toome esile erinevused ja sarnasused näiteks inimese foto ja tegeliku inimese vahel. Kirjakirjutaja toob esile ühenduse esimese ja teise lepingu vahel, Moshe lepingu ja uuendatud Messia lepingu vahel, ja ta tõestab, et vana leping on Messia uuendatud lepingu vari, aga varju ei ole olemas ilma tõelise isiku vaisata. Nii et see vari ei ole sugugi mitte halb. See on profeteering, see on eeltähendus ja alati on hea olla Messia varjus. Jeshua varjus on alati hea olla. Ja see nüüd, kui ta ütleb, et kohut sööma või jooma ega mingi püha või noorgu või šabatite pärast, siis ta ütlebki, et ta ei ütle, et neid ei pea pidama, vaid ta ütleb, ärgu keegi mõistku teie üle kohut. Ärgu öelgu, et seda ei tule pidada. Kõige võti on Kolostlaste 2:8. Ta ütleb, vaadake, et keegi teid ei riisuks tarkuse õpetuse ja tühja pettuse abil, mis vastavad inimeste pärimustele, maailma algainetele ja mitte Messiale. Kas me tohime süüa, mis me tahame? Kas siis Jumala seadused on inimeste õpetused või universumi looja poolt antud? Ta räägib siin tühja pettust ja tarkuse õpetust, mis vastavad inimeste pärimusele. Ta ei ütle siin, et ärge sööge või sööge sellepärast, et Toora nii ütleb, vaid ta ütleb vastupidi, et ärgu keegi mõistku teie üle kohut, mis vastavad inimeste pärimusele, tühjale pettusele. Ta hoiatab nende eest, kes tulevad oma õpetustega, oma suulise traditsiooniga ja pärimustega, mitte ka Toora ja Jahve seadustega. Sest ta ei ütle siin tegelikult, et ärgu teid mõistetagu hukka selle mitte pidamise pärast, vaid ta ütleb siin selle pärast, kuidas te seda peate. Taas see galaatlaste, et ta lihtsalt rõhutab seda, et need, kes on vast pöördunud või tegelikult, kes on juba sünagoogides käinud, et nad ei langeks selle nii-öelda judaismi religiooni alla, vaid nad tuleksid selle elava, mitte tarkuse õpetuse, tühja pettuse, vaid see, mida tegelikult Toora räägib, sest et Toora ei ole inimeste pärimus. See on tänapäevani nii, jah? Jah, see on tänapäevani nii. Ja Kolostastele 2:21-22. Siin samamoodi me leiame kinnitust. Kui te olete koos Messiaga maailma algainetele surnud, maailma algainetele, mitte Toorale, mitte 10 käsule, mitte šabatile, vaid ta ütleb, maailma algainetele olete surnud. Miks te siis lasete endale teha korraldusi? Korraldusi, mis korraldusi? Sellest räägib Salm 8. Neid korraldusi, mis on inimeste õpetused, mis on tühi pettus. Nagu elaksite alles maailmas. Ära hakka kinni, ära maitse, ära puuduta. See kõik on määratud kuluma kasutamise läbi. Need on vaid inimeste käskimised ja õpetamised. See ei ole Toora, see ei ole Jahve igavene sõna. Need on inimeste käskimised ja õpetamised. Selle eest hoiatab Paulus. See šabat ei ole inimeste käskimine, vaid see on Jahve antud 4. püha käsk. See ei ole mingi filosoofia. Ta ei räägi šabati rikkumisest, vaid sellest, et judaiseerijad, need variserid, mõistavad kohut uute pöördunute üle selle põhjal oma inimeste käskimiste ja õpetuste põhjal. Sellepärast, et need uued pöördunud ei pea šabatit nii, nagu variserid on seda ette näinud.
aga Paulus ütleb, et ärge kuulake neid varisereid, vaid pidage šabatit nii, nagu Jeshua seda õpetas. Nii nagu tema eeskuju andis. Nii nagu Jahve Toora seda õpetab. Ja me vaatame nüüd ka kohe, mida Jahve Toora tegelikult õpetab. Kuidas siis see šabati pidamine peaks käima? Shaul ütleb, tehke selle kohaselt, mida rabid Moosese seadusest õpetavad, aga ärge tehke nii, nagu nad ise teevad. Kas Toora lõpetati ristil ja Jeshua ei keskinud Uue Testamendi kristlasi šabatit pidada? See on ka üks argumente, väiteid. Johannese 14.15. Kui te mind armastate, peate minu käske. Milliseid käske? Kui Jeshua on sõna, kes sai lihaks, siis tema ongi see Toora. See ei lõpetatud ristil. Mida Jeshua ristile viis, oli meie üleastumiste võlakiri. Ta viis ristile ja naelutas sinna, mitte Toora, vaid ta naelutas ristile võlakirja. Ta naelutas ristile selle meie nii-öelda trahvikviitungi. Juba tehtud pattude eest, mitte kõigi ja tulevaste ja olevate pattude eest. Vaid see, mis oli meie võlakiri. Me olime võlgu. Kui sa oled pangale võlgu, siis selle võlakirja ta kustutas, naelutas. Me olime kurjategijad. Ta kustutas selle karistuse, aga mitte Toora. Ta ei viinud Toorat ristile. Mattuse 23:2-3. Moosese asemele on istunud kirjatundjad ja variserid. Kõike nüüd, mida nad iganes teile ütlevad, seda tehke ja pidage. Aga ärge tehke nende tegusid möödas. Nad räägivad küll, aga ise ei tee. Nii et kui need variserid õpetavad vastavalt Tooral, siis tehke, mida nad õpetavad. Aga ärge tehke nende tegusid mööda. Ärge tehke seda mööda, kuidas nad ise oma suulised pärimused on paika pannud. Mattuse 17 ja 18. Me kõik teame seda kirja kohta. Ärge arvake, et ma olen tulnud seadust ja prohvetit tühistama. Ärge arvake, sest ta teadis, et hakatakse arvama. Ma ei ole tulnud neid tühistama, vaid täitma, sest ma ütlen teile, ükski täpp ja ükski kriips ei kao seadusest seni, kuni taevas ja maa püsivad, kuni kõik, mis sündima peab, on sündinud. Taevas on meil olemas, maa on olemas, päike on tõusnud ja kuugi tuleb. Nii et see kõik on kehtiv, see kõik on olemas. Kust me teame, et šabat on laupäev? Esiteks Jahve piibellik kalender. Alates 1. Moosese raamatu 1. peatükist. Me lugesime. Ja 7. päeval. Ja me lugesime ka seda, et päev saab alguse õhtust. Päikeseloojangust päikeseloojanguni. Ja kui ta hingas šabatil, see oli 7. päev. Ja me teame teise tõestusena, et Heebrea kalender on vastavuses piibliga. Ja Heebrea kalendri kohaselt hakkab nädala esimene päev on pühapäev ja 7. päev on šabat, see on laupäev. Ja loomulikult on tõestuseks ka see, et Julianuse kalender, mis oli kasutusel aastast 45 kuni 1500, Jeshua, siis nii-öelda peale Kristust, AD. Ja see oli kasutusel kuni aastani 1500 ja pärast aastat 1500 tuli selle asemele Gregorianuse kalender, mille kohaselt meie täna elame. Gregorianuse kalender, mille kohaselt hakkab nädal esmaspäevaga. Aga roomlastele, kes elasid selles ajavahemikus Rooma riigis, oli kasutusel Julianuse kalender ja Julianuse kalender vastas tegelikult Heebrea kalendrile. Ja Julianuse kalendri kaudu me saame ka tegelikult välja arvutada need päevad, millal tegelikult Jeshua risti löödi. Ja seda me ka paasapühade teemal käsitlesime. Sellepärast, et Julianuse ajaarvestus läheb tagasi Jeshua aega ja ka enne seda. Ja üks
väga võimas tõestus selle kohta, et šabat on laupäev, on see, et üle terve maailma peavad juudid šabatit laupäeval. Selle üle ei saa vaielda. See on olnud aastatuhandeid niimoodi. Mitte ainult Iisraelis, vaid üle terve maailma peavad juudid šabatit laupäeval. Kas šabat on kehtiv ka täna? Mattuse 25, 15, 20, 21. Kui te siis näete pühakojas seisvat hävituse koletist, see on Jeshua, kes ütleb. Kui te näete seisvat hävituse koletist, millest prohvet Daniel on rääkinud, mõtelgu siis selle lugeja, mõtelgu sellele. Siis need, kes on Juudamaal, põgenegu mägedesse. Aga palvetage, et teie põgenemine ei juhtuks millal? Talvel ega šabatil. Sest siis on nii suur ahistus, millist pole olnud maailma algusest kuni praeguse ajani ka tulenam iial. Šabatit järelikult peeti pidevalt ja kogu aeg, sest miks muidu Jeshua hoiatas? Siis, kui tulevad lõpuajad, siis, kui tuleb hävituse koletis, šabatit peetakse. Ja see on kehtiv ka täna, sest meil ei ole lõpuaeg veel käes. Ja 166, 22, 23, nad samamoodi tunnistust sellest ja me lugesime seda ennem, sest otse kui uus taevas ja uus maa, mis ma teen, püsivad minu palges, ütleb Jahve, nõnda püsib ka teie sugu ja teie nimi. Ja noorkuust noorkuusse ning šabatist šabatisse tuleb kogu inimsugu minu ette kummardama, ütleb Jahve. Ja üks tõestus on see, et vaikus valitseb. Kuskil piiblis ei ole öeldud, et šabat on tühistatud. Ja vaikus on üks väga häälekalt kõnelev fakt ja tõestus, ma arvan. Ja sellepärast on see jätkuv ühendus alates esimene Moosese esimesest raamatust läbi terve esimese lepingu, teise lepingu kuni lõpuaegadeni. See šabat ei ole vahepealt kuskile kadunud. Kas pühapäeval ei tohi siis Jumalat teenida? Jumalateenistust võib loomulikult pidada iga päev, 7 korda nädalas. Ja ma arvan, et see, mida rohkem me Jumalat teenime, seda parem. Samas, kui me oleme tema omad, kui me oleme tema sees, nagu tema on meie sees, siis tegelikult on iga meie hingetõmme on tema teenimine. Iga hingetõmme on ülistus ja kiitus temale. Sellepärast me oleme tegelikult selles teenimises nii-öelda, selles armastuse teenimises, pühaduses, kasvamises pidevalt sees. Aga seda, kas inimesed võiksid kokku tulla pühapäeviti Jumalat teenima, sellel ei ole mitte mingit takistust. Nad võivad tulla kokku esmaspäeval, teisipäeval, kolmapäeval, neljapäeval, reedel. Kristlane ütleb, et rõõmupäev on, nii ta peabki olema pühapäev. Aga pühapäev ei asenda šabatit. Selles see asi on. Sa ei saa asendada. Sest et see on see, mida on katoliku kirik teinud. See on see, mida on teinud tegelikult kristlik kirik. Ta on asendanud ja ta on jätnud šabati kõrvale. Ta on hüljanud šabati. Ja ta on selle tituleerinud kui millekski, mis on iganenud ja seda ei pea pidama. Siin on see vahe. Nii et see ei tähenda seda, et teistel päevadel ei tohiks kokku tulla. Aga see päev on eriline ja šabatit peab pidama. Ja vaatame siis nüüd veel, kuidas šabatit pidada. Mis on siis tegelikult piibel? Ja ma pean ütlema, et seda ei olegi mitte väga palju ja väga räigelt ei olegi see paigas. Iisraelis ja ka ülemaailmselt tulevad juudid kokku sünagogi teenistusega. Vähemalt kõik usklikud juudid teevad seda ja usklik iisraelane külastab sünagoogi vähemalt 3 korral. Aga on ka neid, kes käivad ainult laupäeviti. Ja see sünagoogi jumalateenistus ei ole mitte ohvri jumalateenistus nagu muistes Iisraeli templis, vaid see on tegelikult sõna lugemine, palvetamine, tänamine, ülistamine, kiitmine. Ja vaatame siis neid asju, mis tähendab, kuidas šabat, oluline on see, et need on soovitused. Need siin on soovitused, need ei ole käsud.
vaid need on soovitused. Vastavalt sellele, mida me alguses lugesime, mida on tegelikult Jahve nendeks päevadeks ilmutanud ja ütelnud, mida ei tohi teha. Aga missugusel kombel nüüd täpselt nii-öelda sa seda nööri ajad, see juba on pühavaimu juhtimine ja see on nagu nende printsiipide mõistmine läbi pühavaimu juhtimise. Eriline pidulik õhtusöök koos pere ja lähedastega. Tegelikult mul on siin vales järjekorras natukene need jooksevad. Et üks olulisi asju on see, et sa pead eraldama endale sellise nagu ruumi ajas. Et kuna šabati ajal tuldi templisse, siis see on nagu teatud mõttes samamoodi see tempel, see paik, mida sa selles ajas enda jaoks lood. Nagu aken või ruum, jah, teiste sõnadega. Reede päikeseloojangust kuni laupäeva päikeseloojanguni. Ja need on siis need asjad, mida on soovitav teha. Kuna see on püha, siis eriline pidulik õhtusöök koos pere ja lähedastega. Need, kellega sa oled ühes vaimus, aga ka lihtsalt lähedastega. Saa osa leiva ja veini osadusest. See on midagi, mis on konkreetselt ka paasapühade traditsioonist lähtunud ja mida tegi Yeshua, kui ta pidas oma viimast õhtusöömaaega. Loe ja jaga kirjakohti Toorast, Piiblist. Mehed, abikaasad, õnnistuge oma naisi, kuulutades ja lugedes õpetussõnade 31, 10-31. Ja see on see koht, see on tubli naise ülistus. Õpetussõnad. Väga hea ja väga tervislik. Koju ja ütlen kohe talle. Ja leiangi. Issand, valmistada süda. Naised, õnnistage oma abikaasasid ja kuulutage nende üle laul 1. Laul 1, kes räägib, siis sellest räägib, et õnnis on inimene, kes ei istu pilkajate killas, ei seisa tee peal, ei ole petiste hulgas, vaid kes see oli naistele. Seda sa loed oma mehele. No ma räägigi mulle. Naised laul 1. Ja siis abikaasad mõlemad õnnistage oma lapsi, kuulutage nende üle Aaroni palvet, 4. Moosese raamat 6, 22-27. See on Aaroni palve Iisraeli üle. Jahve, õnnistagu ja hoidku sind, Iisrael. Jahve, lasku oma pale paista sinu üle, olgu sulle armuline. Jahve, tõstku oma pale sinu üle ja olgu sulle ja andku sulle oma šalomi. 5. soovituseks, ülistage ja laulge kiituslaule. Tegelikult on kogu tegevuse võti on austada Jahveed ja tema Toorat. Toora, kes on Yeshua. Üks oluline asi on, et ära tee šabatil tööd raha teenimiseks. Anna see päev Jahveele tema ülistamiseks, sõna lugemiseks koos teiste usklikega. Kui sinu töö, sinu raha teenimine on laupäeviti, küsi püha vaimu käest lahendust. Tema näeb igaühe siirast südame soovi šabatit pidada. Tema on vääline olukordi muutma, juhatust andma. Usu ja kuuletu tema juhtimisele usalduses. Mitte käsu alla minnes, vaid usalduses. See viimane oli nii armas, ma tahaks ära nüüd keele panna. Ootama. Sa ei mõttes seda, sa teedki ilma vaata tööd. Ma tundsin kohe. Sul on ju loomunud vähem. Aga veel kord, kui see on midagi, kus sa tõepoolest nii-öelda teenid oma igapäevast leiba, siis neid asju on võimalik, temal on kõik võimalik. Tema saab neid asju muuta. Kui sa lähed siiralt tema ette, ütled, mida ma teen, siis ja usalda, kuuletu. Mida siin tüüd selle pärast või? Tuli nüüd algus natukene hilja teises järjekorras.
Nii et siin oli veel kord kirjas, et tee see eriliseks vastavalt järgmistele soovitustele, mitte käskudele. Aga seda ütleb konkreetselt küll Jumala sõna, et sa ei tohi tööd teha. See on ainukene, mis on väga selgelt Tooras kirjas. Vaatame edasi. Hoidu majapidamistööde tegemistest. Koristamine, söögi tegemine, pesu pesemine, poes käimine. Sa saad neid tööd teha ka teistel päevadel. Valmista oma söögid ette enne šabatit. Nii et sul laupäeval oleks vaja need ainult kas soojendada. Soojendada ikka või, ma just tahtsingi. Soojendada. Et ma pean ahvile ikka soojendama. Ikka, soojendada või söö neid külmalt. Põhimõte on selles, et sa ei kulutaks selle peale aega, sest et soojendamine ei võta kaua aega. Aga terve toidu valmistamine algusest lõpuni võib palju aega võtta. Halleluja. Šabat ei ole hea päev lõbustusparkide, veeparkide, spordiürituste ja nii edasi külastamiseks. Sest need on kärarikkad, lärmakad kohad, kus sa üldiselt kulutad raha, maksad, ostad. See on päev tema palge otsimiseks. Ülista, kiida, palveta, loe sõna. See päev peab olema erinev kõikidest teistest päevadest. Märksõna on erinev. Kuidas sa seda erinevaks teed? See peab olema erinev. Ainsad, kes šabati ajal tööd tegid, olid templiteenistus olevad preestrid. Nad puhkasid, kui nende teenistuskord oli läbi. Samamoodi need, kes šabati ajal teenivad kogudustesse väljaspool, võivad puhata pärast teenistust. See käib sinna nii-öelda vabastamise ja lunastamise, päästmise alla, millest Jeshua rääkis. Kas hingamispäeval, kas šabatil on luba terveks teha. Kui me käime ja kuulutame evangeeliumi ja teenime, siis see käib selle alla, sest me tegelikult vabastame. Me toome tõe sõnumit, mis vabastab inimesed. Reisimine šabati ajal peaks olema limiteeritud vaid hädavajalike teekondade jaoks, et kohtuda näiteks teiste usklikega või sõitmiseks Jumala teenistusele, Jahve ülistamiseks ja teenimiseks. Jeruusalemmas on kogu liiklus peatunud. Isegi Eilatis. Juba jõudis. Jah, praktiliselt kella 2-3 päeval sa võid ainult taksod liiguvad. Mitte midagi muud ei liigu. Need isegi Eilatis, mis on väga-väga sekulaarne. Ja Tel Avivis samamoodi. Šabat on seotud ohvri toomisega. Seda on Piibel rääkinud. See on väga oluline. Ta räägib ohvri toomisest, tänuohvritest. See ruum, see paik, see tempel, milles sa asud, šabati ajal. Sina oledki see tempel, Jahve tempel, kuhu toodi selle püha ajal ohvreid. Rahaline samamoodi. Aga mitte ostmine, mitte müümine. Et korjanduse kokkupanek või selles mõttes ohvri toomine, see on midagi muud. See ju sobi sinna või? See sobib, jah. Sobib. Sellepärast, et see on nii nagu tuldi tegelikult ja toodi ohvreid siis, kui oli veel tempel olemas. Ma ei räägi siis, kui sünagoogid tekkisid, aga siis, kui oli tempel olemas. Siis oli šabat seotud ohvri toomistega. Tänu. Loomulikult nad ei toonud, enamasti toodi lihtsalt sinna nii-öelda põlluvilja ja kõike seda, millega Jahve oli nüüd õnnistanud. Mis iganes röövib sinu aega piibli uurimisest, palvetamisest, ülistamisest ja vaimuosadusest peaks jääma väljaspoole šabatit. See hõlmab endast ka televiisori vaatamist, välja arvatud kristlikud kanalid, välja arvatud kristlikud programmid, ehk siis ühesõnaga, kus räägitakse ja õhutatakse üles meie usku. Sellepärast, et pea meeles, et ülejäänud osa nädalast enamus inimestel on niikuinii tempokas. Sellepärast on šabat see päev, mis annab sulle uue jõu ja värskuse nii füüsilises kui vaimses mõttes. Veeda aega oma perega ja usklikest sõpradega, oma abikaasaga ja lastega, kellega koos viimiseks tavaliselt jääb töönädala keskel aega vajaka.
tunne rõõmu ja naudi Shabbat Shalomi. Ära muutu religioosseks, aga rakenda põhimõtteid, mis teevad selle päeva eriliseks, ajaveetmiseks tema ligiolus ja tema rahva keskel. Laul 16.11. Sina annad mulle teada elu teerada. Rõõmu on rohkesti sinu palge ees. Otse õige tõlge ütleb, et sinu ligiolus on rõõmu täius. Mitte su palge ees, vaid sinu ligiolus. Meeldivaid asju on su paremas käes alatiseks. Ja see on see, mis iseloomustab Shabbatit. Siin on ka palju teisi kirjakohti Shabbati iseseisvaks uurimiseks. Mul on osa siin kirja pandud, aga tegelikult neid on veel palju rohkem. Võib lihtsalt panna otsingu mootorisse sõna hingamispäev ja vaadata läbi terve piibli. Nii et te võite need kohad üles kirjutada, aga võite ka ise piiblist uurida. Ja mida võin mina lihtsalt isiklikult öelda, et Shabbati pidamine tegelikult ka muudab. Minu elu on see muutnud. See on minu kogemus. Ja ma usun, et kõik need asjad, milleks Shabbat on antud inimesele, on meile väga vajalikud meie käimisel koos Jahveega. Ja tegelikult ma ei ole varem kunagi kogenud sellist rahu ja sellist šalomi, kui pidades Shabbatit. Nii et see on ka enamus inimeste tunnistus, kes on hakanud pidama. Perekonna suhted on muutunud, paremaks läinud. Ka oma lähedaste ja tuttavatega, oma sõpradega on asjad suhted paranenud. Ja üleüldse, nii igas mõttes meie vaim, hing ja ihu saab üles ehitatud, üles tõstetud.